Head sõbrad, mõne aja eest paluti mul ühele Põhja-Eesti pensionäride grupile rääkida sellest, kuidas tulla toime vananemisega kaasnevate muutustega. Kuna olen ise saamas 75-aastaseks ja oma pastoraalse töö ja isiklike kogemuste kaudu palju selle teemaga ka praktiliselt kokku puutunud, siis otsustasin vastata jaatavalt. Emeriitpastorina võtsin selle mõtiskluse motoks 3. Moosese raamatu 19. peatükist 32. salmi hall pea eest tõuse üles ja vanale anna au. Karda oma Jumalat. Siin siis mõned mõtted vananemisest. Kõigepealt räägin vananemisega seotud muutustest 3 aspektist lähtudes. Esiteks füüsilised muutused, see on siis tervisehäired, mis koputavad uksele, et tuppa astuda ja võib-olla sinna ka jääda. Emotsionaalsed muutused, uue olukorraga leppimine ja identiteedi muutumine ja 3. sotsiaalsed muutused, pensionile jäämine, suhtlusringkonna kitsenemine, võib-olla isegi isolatsioon. Räägi nüüd vanaduses elu uksele koputavatest füüsilistest muutustest kõigepealt, mis tulid, et jääda või vähemalt oma jäljed maha jätta. Sa võid mõelda, millises järjekorras need koputused sinu ellu on tulnud ja võt selle esimese punkti juures ma räägin väga nagu isiklikku lugu. Mäletan, kuidas 50-seks saades tundus, et miski pole võimatu. Töötasin mitme töökohaga ja tundus, et kõik laabub. Tervist jätkub ja kõik läheb hästi. Ainult lugemise prillid tuli käeulatuses hoida. Ühel päeval ütles vanem õde, kes oli ka meditsiini õppinud, mis sa arvad, mõõdaksime korraks ka vererõhku. Ja see oligi ootamatult kõrge. Järgmine kord perearsti juures tuli sellest juttu. Arst mõõtis uuesti ja ütles, et tõepoolest kõrge, mis kõrge. Siis saaditi juba erialaarsti juurde ja lõpuks kirjutati ka välja esimene vererõhurohi. Nime enam ei mäleta, aga arsti sõnu küll. Arvestage sellega, et neid rohtusi tuleb teil nüüd elu lõpuni võtta. Rohi oli hea ja elu läks rahulikult edasi. Elustiil jäi endiseks. Aastad möödusid. Kooli direktor, kus töötasin, tellis kõigile õpetajatele koolis üleüldise tervisekontrolli. Mõõdeti vererõhku, veresuhkrut ja muid näitajaid. Paari päeva pärast tuli kooli kiri õpetaja Tammole, et temal tuleb viivitamatult tulla endokrinoloogi juurde. Läksin ja sain teada, et minu veresuhkru näitaja oli üle 16. See on siis 10 palli kõrgemal kui lubatu viimne piir, see on 6. Nüüd oli selge, miks ma väsisin kergelt ja töövõime oli langenud. Sellele teadmisele järgnesid põhjalikud uuringud ja uued rohud, toitumise ja liikumise õpetused, kehakaal oli üle 103 kilo, innukate treeningute ja püüdliku dieedi tagajärjel oli kaal aasta pärast 84 kilo ja veresuhkru näitaja 5,5. Olin öelda eeskujulik patsient. Osta tuli aga uued ülikonnad, sest vanad riided rippusid nagu tühjad kartulikotid aiateibas. Jälle ütles arst, arvestage sellega, et neid rohtusi tuleb teil võtta elu lõpuni. Suur kasu tõusis aga uutest liikumisharjumustest, jalgrattasõidust ja ujumisest. Päevane norm oli ikka 25 kilomeetrit jalgrattaga ja 2 korda nädalas 1,5 kilomeetrit ujumist basseinis. Enesetunne oli suurepärane, kuid nagu te teate, miski siin ilmas pole püsiv.
Pärast aastast tööd Vancouveris, kus püüdsin kõigest jõust endist vormi hoida, alustasin tööd taas kodulinnas. Koguduste liit, 2 kooli, kogudusseminar, tööd jätkus. Kuid kõik tundus normis olevat. Ühel hommikul istusin arvuti taga ja tundsin korraga nagu südame piirkonnas oleks toimunud mingi klõpsatus. Just nagu trukk oleks kinni pigistatud. Tasapisi hakkasin tundma, kuidas tuim valu hakkas liikuma õlast allapoole ja pähe. Lõpuks valutasid isegi need hambad, mis ammu olid proteesidega asendatud. Hingamine läks raskeks. Mõtlesin, et see ongi siis südameinfarkt. Kuid ma polnud ka kindel. Kahetsesin, et polnud selle teemaga varem tegelenud. Heitsin pikali ja püüdsin sügavalt sisse ja välja hingata. Palvetasin Jeesuse sõnadega: Isa, sinu kätte annan oma vaimu. Valu aegamisi taandus. Kui abikaasa töölt koju jõudis, rääkisin talle valust, sõime koos ja läksin oma töötuppa. Hakkasin riiulist raamatut võtma ja sel hetkel kaotasin teadvuse ja leidsin end pisut hiljem põrandalt. Nüüd tuli tõesti kiirabi välja kutsuda. Kiirabi tuligi, viis EMO-sse, seal tehti esialgsed uuringud ja saadeti õhtul kohe kiirabiga Tallinna. Järgmisel päeval tehti stentimine, 6 aja pärast teine stentimine, olukord normaliseerus. Taas ütles raviarst, selle südamega tuleb teil nüüd elu lõpuni ettevaatlik olla. Ja ta ütles veel, et teid päästis palve ja ujumisega treenitud süda, mis oli välja arendanud peamiste või ummistunud veresoonte kõrvale oma mikrovõrgustiku. Nüüd lisandusid vererõhu ja veresuhkru rohtudel veel kolesterooli vastased rohud ja südameaspiriin. Aastad möödusid, vahepeal tuli veresuhkru rohtusid muuta, sest esimesed rohud olid mõju kaotanud. Tuli silmakae operatsioonid, prille polegi täna käepärast vaja hoida. Kuid vananemise teel on ikka ootamatusi. Mõni neist pärineb lapsepõlvest. Lapsepõlves oli mul juustes avastatud nahakasvaja. Seda oli kiiritatud ja määritud kõikvõimalike salvidega ja see kadus ära. Ainult 1 aasta koolist jäi vahele, aga pea läks õppimiseks lahti. Tšernobõli tuumajaama katastroofi aastal hakkas see koht uuesti sügelema. Tekkis kärn, mis aeg-ajalt kasvas kinni ja siis hakkas uuesti mäda imitsema. Püüdsin sellest mitte välja teha. 10 aastat möödus, ühel päeval ütles aga juuksur, et kui teie selle peaga arsti juurde ei lähe, siis mina teie juukseid enam ei aja. Nii karmi juttu polnud veel kuulnudki. Läksin arsti juurde, tehti proovid ja need saeti Tartu. Ühel päeval kutsus arst välja, võttis raamatu, paks raamat, see nagu vanasti telefoniraamatud olid. Ja see oli tihedad kirjatäis ja siis ta ajas seal näpuga järge ja jõudis siis ühe kohani, kus jäi pidama, mis talle siis sobis. Ta läks tõsiseks ja ütles, teil on nahavähk. Helistan ja saadan teid kohe Tallinna. Hea uudis on see, et see on vähi basaalne vorm, niisiis hea loomuline. Lõpuks sai seegi operatsioon tehtud, kuid nüüd juba kaelalt pea peale naha siirdamisega. See oli juba pikem operatsioon. Juuksur enam ei riidle. Ühe koha peal polegi midagi lõigata. Mul on hästi läinud, võin Jumalale ja arstidele tänulik olla. Aga valmis peab vananemise teel olema igasugusteks üllatusteks. Vahel valutab selg, vahel põlved, vahel hing. Räägimegi nüüd veel emotsionaalsetest muutustest.
Öeldakse, et keha vananeb, aga hing jääb ikka nooreks. Peab ütlema, et need muutused sõltuvad siiski paljuski meie iseloomust, elukogemustest ja ümbritsevast keskkonnast. Ja nimetaksin siin mõnda muutust. Ühest küljest emotsionaalne stabiilsus suureneb. Võime stressi rohkete olukordadega toime tulla, kasvab. Me oleme tugevamad. Eks see olegi põhjus, miks vabariigi president peaks olema vähemalt 40 aastat vana. Kuid on ka erandeid. On ka neid, kes vananedes muutuvad närvilisemaks ja umbuslikumaks. Vanemaks saades muutub ka selgemaks, mis on elus tõelised väärtused. Olgu selleks siis pere, tervis või loomulikult ka hingerahu. Rahu iseenda ja loojaga. Paljudel meist tekib vajadus hakata minevikku meenutama. Korraga muutuvad lapsepõlve mälestused eriti detailseks ja värvikaks. Kõik see aitab mõtestada elatud elu ja teha rahu varem juhtunuga. Ongi korraga nii, et rohi oli lapsepõlves rohelisem ja päike valgem ja eredam ning talved, tõelised talved. Mõnikord toovad need mälestused kaasa ka kurbuse ja ärevuse, eriti siis, kui need on seotud lähedaste inimeste surmaga. Vanaduses on loomulik, et me keskendume eelkõige neile suhetele, mis pakuvad meile rõõmu ja turvatunnet. Niisiis olulised on kvaliteetsemad suhted. Vastupidised levinud arvamusele, et vanadusega on kõik läbi, leiavad paljud uut entusiasmi, õppida, tegeleda hobidega, reisida ja nii edasi. Minu jaoks on see rattasõidu, ujumise ja ujumise taasavastamise lugu. Kuid lisaks sellele veel ootamatult ka YouTuberi karjäär. Tänu selle te võite nüüd YouTube'ist ka seda mõtisklust näha. Ja lõpuks mõni sõna sotsiaalsetest muutustest. Peab kohe ütlema, et tervislikud ja emotsionaalsed muutused on vahel väga seotud sotsiaalsete muutustega. Meie sotsiaalne aktiivsus võib järsult väheneda ja põhjuseks on mõni äkiline haigus, elukoha muutus, näiteks lähme laste juurde elama ja muidugi pensionile jäämine. Pensionile minekul kipuvad kontaktid endiste töökaaslastega vähenema või üldse katkema. Elukoha muutusega kaotame head naabrid, kellega sai alati elu praktilisi asju arutada, kuid kaovad ka juhuslikud tuttavad. Jäävad nii-öelda tõelised sõbrad. Halvim, mis võib juhtuda, on üksindus ja isoleeritus. See juhtub eriti nendega, kes kaotavad lähedasi inimesi või kelle pereliikmed elavad kaugel, võõrsil, välismaal, kuid ette võib tulla ka väga optimistlikke üksikuid inimesi. Enamasti on nad looduse või loojaga heal jalal. Sotsiaalsete muutuste hulgas on üks nähtus ka, et meie roll elus muutub. Ja see on endalegi ootamatu, kui korraga nooremad hakkavad sult nõu küsima. Sina oled ju vanem, sul on rohkem kogemusi. Mis sina sellest või teisest asjast arvad? Ühest küljest on see meelitav, aga korraga tajud ka oma vastutust. Paljud loovadki just nüüd noorema põlvkonnaga uusi ja tugevaid suhteid. Ja eriliseks muutuvad muidugi suhted lapselastega, kui neid on. Need suhted annavad elu uue perspektiivi ja ka energia. Pensionile jäädes on sul korraga rohkem aega, kuid vanemaks saades jäävad päevad nagu lühemaks. Üks asi päevas korraga rohkem ei suuda, kuid ometi jõudu jätkub. Sa pead saad osaleda kogukonna ettevõtmistes ja elus. Suurepärane kogukond võib olla külaselts või kiriku juures toimub ring või tavaline jumalateenistuski.
koguduse eakate regulaarsed kohtumised ja nii edasi. Või ühised väljasõidud. Vabatahtlikke mõtteid ja käsi vajatakse kõikjal. Siit võib leida ka uusi sõpru ja sügavaid suhteid. Muidugi keskendume me alati sellele, mis meie jaoks on kõige olulisem. Ja just siin ilmevad meie prioriteedid ja väärtused. Oluline on, et neil oleks ka igavikupalges kaalu ja püsivust. Head sõbrad, vananemine on elu loomulik osa. See puudutab meie tervist, meie emotsioone ja suhteid kaasinimestega. Kuid on hea, kui me just nüüd ei unusta oma loojat, kes kinkis meile isa ja ema, elu ja lähedased inimesed ja sellepärast palvetagem koos muistse laulikuga. Psalmis 71. Ära siis jäta mind maha, Jumal, kui ma lähen vanaks ja halliks, kuni ma kuulutan sinu käsivart praegusele põlvele ja su vägevust kõigile järeltulijaile. Tsitaadi lõpp. Järgmisel korral räägime vananemisega seotud praktilistest toimetulekustrateegiatest, aga seniks sõbrad, kohtumiseni.